armas rahvas. Mina vlogin üle pika aja, sest et meil on ees üks meie ammu planeeritud road trip. Ma olen nüüd käega ees sul jälle. Ühesõnaga, meil on juba tükimat aega planeeritud see road trip, mille me nüüd ette võtsime. Täna on laupäev ja me sõidame Peipsi äärde, kus meie lapsed ei ole kunagi käinud. Mina olen käinud kunagi lapsepõlves ja sina polegi üldse käinud. Ehk siis meil on rentitud väike puhkemaja ja ma võtan teid sinna kaasa. Praegu meil on jäänud veel 2 tundi sõita. Tüdrukud vaatavad taga Rapunzeli multikat ja üks magab. Ja lähme siis vaatame, mis Peipsil ja Ida-Võlumaal meile pakkuda. Ma hakkan raamatut lugema ja ma arvan, et räägime siis, kui me oleme kohal. Head reisi meile! Me jõudsime kohale. Me ei saa oma peremeest kätte telefoni teel, aga sellest ei ole midagi, sellepärast et me saame järve äärde jalutada. See on nagu kohe siin samas, mis on nii sür. Ja oh my god, kui äge on Peipsi järv, mine vekki. Nagu... Ma ei ole mitte kunagi käinud ja Meismaal peaks enda kodu üle vaatama. Meil ei leia enda kodu üles. No, me vaatame oma kodu üles siis, kui me saame oma koju sisse. Aga praegu me teeme aega parajaks ja vaatame ühte väga ägedat järve. Vihma natuke tibutab, aga väga nagu idülliline ja äge on siin. Vau! Ühesõnaga, mustikaid saab süüa ja jalutada. Mega äge. Me saame olla 2 päeva siin paradiisis. Kui äge! Katsume vett! Lähme katsume. Kas te teate, et järvevesi on alati soojem kui merevesi või? Jah. Minge katsuge. Tõesti on nagu meri. On ju? Näidet ei ole? Nii sür. Mis sa ütlesid? Ma ei saa aru, miks nii soe vesi on ja on soe või? Mine soe. Sadama. Me oleme jõudnud Peipsi puhkemajade juurde. Oh my god, siin on kõik mustikaid täis, mida pikki. Ma olen ekstaasis. Issand, kui palju mustikaid, mida pikki. Mida idülli? Mida? Peep! Mine sisse. Võtta üles sulle. Üleline korrus. Võtke jalanõud ära. Uku, papud. Kohe mille peale pole. Siin on. Saun. Äge vä? Mida? Siin saaks ka valikul peitust mängida. Siia saab peita, sinna saab peita. Üles. Nii, siin on kraanikaus. Seal on röster, seal on tassid ja taldrikud ja lõvesid. Ma tubasin jalad ära. Siin on külmkapp ja seal on ahi. Kas see on äge vä? Anna selle ta jalad ka. Vaata, mis seal on, Iti. Mis asi? Televiisor!
selline kodus olemas ju. on või? Joo. kaunistuseks väiksed tulukesed. siin on meie elutuba, siin on meie televiisor. siin on väike kamiin, saunaahi. no lähme. mis siin on? siin on vist minu ja Hendriku magamistuba. oo, kui kaunis. see on minu ja issi magamistuba. Ninnu. No. väga kolmekesi siin. Siia saab panna meil nukumööbli, mis me kaasa võtsime. jah? no valige voodid välja. see on sinu voodi või? jah, see on minu voodi. kuidas on? voodilinad. siin on valgus. kas meeldib Uku? jah, mida? see on minu voodi. on või? ja mina hakkan siin magama. sina hakkad siin magama või? jah. nii mõnus. Anna kuku sinna vahele, nüüd tule ette vaata. on kõigil lämna, mul see, Ukul see. ja ma kuidas sulle meeldib, Hendrik? väga hästi, oma tuba pole näinud veel. tule vaata oma tuba siis. väike pilt. sa saad siin ennast meikida. ma ei kavatse ennast meikida, ma kavatsen mustikaid süüa. mu ainus huulepulk sel nädalavahetusel on mustikad. lillad huuled, mina olen käsi. mina olen käsi. mina olen siin on väga ilus ja nunnu. ja me toome kõik enda kohvid ära. Lähme toome oma asjad ära ja siis hakkame puhkama täiel rinnal. vaatame telekat, äkki tuleb midagi head. telekat vist ei vaata. Ismand, vahetame kõik voodides. ühesõnaga, me hullult igatsesime. varsti tulen. kas sa tahad mustikaid korjata äkki? me hullult igatseme reisimist ja meil oli täiega plaanis see suvi minna kuskile Itaaliasse tripima või midagi. aga teadupärast koroona ei lasknud meil seda teha. ja siis sai ju vastu võetud otsus, et on vaja puhata Eestis ja nüüd me oleme Peipsi ääres, kus me ei ole kunagi varem käinud, Peipsi puhkemajades. kõik selle mõnusa majutuse kohta ja kogu selle siin olemise kohta saate lingid ja kõik asjad alt descriptionist. ja siin on meil kõik meie hoovi peal on laudteega ühendatud, lapsed söövad seal mustikaid ja majakene ise on selline. ja siin on meil grill ja puud kamina jaoks ja lihtsalt nii all you can eat mustikad. mega mõnus, no lihtsalt nii mõnus. sealt tuleb pereisa meie pagasiga. võtsime kodust kaasa kõik, mis meil kodus oli, nii et meil on super random moonakotid, aga ehk on siingi kuskil mõni pood. loodame. poisid läksid poodi ja meil, kuna meie see proviant, mis meil kaasas oli selline piiratud natuke, aga meil on kõhud juba tühjad, siis me pakume endale mahla ja juustukuubikuid ja minu meelest on päris mõnus. ja mustikaid ja arooniaid. mida Elli korjasid? Elli korjas. vabandust, Elli. päris mõnus. nii mõnikad tuleb lihtsalt piu. ja siis piu tuleb välja, mõnikad tuleb välja piu. Plomps käiks meid ja siis kui mul oli valik. kõõks mu lilled. Üks. Pirsiku maha. see on minu oma. see on minu oma. okei, see on minu oma. Nonii. Nüüd. tüdrukud vaatavad all multikat. grill on kohe valmis, ma loodan, et poisid tulevad ka kohe tagasi.
ma mõtlesin, ma teen meie voodi ära. Ma panin koduretuusid jalga vahepeal. Ma olen väga entusiastlikult sättinud oma kapiservale 2 raamatut. Autos ma lugesin Anna Kavalda Lohutajat. See on mul poole peal, nii et ma ei tea, kas ma nende 2 nii jõuan, aga noh, ma ei tea, jah, see on liiga entusiastlik ilmselgelt võtta kaasa nii palju raamatut 2-päevasele puhkusele. Aga ma tahaks nii väga lugeda. Aga palav hakkas. Mõtlesin, et teeks voodi ära. See oleks, ma arvan, mõistlik tegu. Siis oleks pärast õhtupoole hea voodisse kukkuda. Nii. Ma sain pool tehtud. Aga poisid tulid koju. Tšau. Tere. Oled tee rõivastanud, ma näen. Jah. Ja ree rõivastanud. Jah. Jah? No kuidas läks? Hästi läks. Läheb voodi. Lõpp hea kõik hea. Oli jumala palju on sul asju siin ju. Kes siin kätte mõtle? Jumala hea, ise vingusid, et väike pood on. Kõik on täiesti õiged asjad. Super! Ja tisu kõigile. Grillisime suvikõrvitsed, vorste, tomateid, grilliust. Hea maksa vorst. Grillvorstid. Hapukoore, kurgi, küüslaugu värk. Võta veel. See on väga hea tisu kõigile. Me sõime õhtusöögi ära. Ja lähme nüüd, kell on, vabandust, sõime õhtusöögi ära, kell on kohe 9, aga kuna järv on nii lähedal ja vesi on nii soe, siis me lähme ujuma. Ja õues on veel valge ka, nii et why not? Lähme. Lapsed võtsid endale hommikumantleid kaasa. See on nii nunnu. Arvestan siin, mul on jänku hommikumantleid. Ma arvestan sind ka ja sul on väga nunnu jänku hommikumantel. Kuhu me lähme, Iti? Peipsi järve äärde. Peipsi järve äärde või? Ja üks hommikummantli beebi. Uku, kuule. Kust sa selle laheda rätiku said? Kukkupesast. Kus kohast? Kukkupesast sain selle. See on tõsi. Kukkupesast saab sellised vahvaid rätikud. Madu. Vaiskuss. Vaiskuss. Vaiskuss ei ole tegelikult madu, vaiskuss on sisalik. No jääga nüüd. Aga ilma jalgadeta. See on väga kummaline. Ma olen sisalik, aga mul pole jalgu lihtsalt. Uss oli jah. Ma eematasin ära. Mina ka, ma kartsin, ma astun peale. Oodake, Ukul on Lego kaasas. Ukul oli Lego rätiku küljes. Kas teil on ka sellised rätikud? Nagu Ukul. Mis teil on? Minul on luik, Keilil on üks särv. Aitäh. Kas need on mega pehmed? Jaa. Kas see on häbitu kukupesa reklaam? Minul on selle Annides. Peaaegu häbitu. Peaaegu häbitu. Kas olete midagi nii ilusat varem näinud või? Ei ole. Sulavad ühte. Noh, see on nagu mingi joonistatud. Saab niugu lasta. Jookseb alla. Täiega ilus. Äkki nina oli kuskil? Okei. Isi! Jah? Anna jalg. Ma tean, et on. Ma katsun. Mega sossu vesi on. Ühtki hingelist pole rannas. Nii mõnus. Oi, jookse ruttu. Pani ka päekin. Nägid? Nägin, jah. Tutken. Niimoodi. Kiiresti. Siia, keera ümber, keera selg. Baby shark ümber. No kuidas oli, Uku, kas oli mõnus? Joo. Joo. Ei külm oli. Nüüd on külm, jah?
ma ei tea, kas te kuulete seda häält, aga see kõlab nagu mingi 10 sõjaväedrooni. Aga siin on räme sääseparv. Pole kunagi kuulnud sääski niimoodi. Lähme ruttu! Jaa. Meie väike majake ootab meid. Teiega suur sääseparv. Jep. Tere hommikust! Mõnus uni oli. Me läksime juba enne keskööd magama. Ma lugesin veidi raamatut, aga voodist tuleb alati uni, nii et lugeda väga kuhugile ei jõudnud. Aga me saime 9 tundi magada ja see oli päris mõnus. Nüüd ma hakkan hommikusööki tegema. Mis sa juuduku? Tööd suvel. Tööd. Juhtu järgmine kord tuleme veel siia. Tuleme veel siia või? Millest see mõte sul praegu tekkis? Samasse majja. Võtta uus. Sellepärast, et vaatasin seda teed. Oli nii suur, vaadake, siin tuli suur laud. Vaata, tuli suur laud. Kas see tuli sellepärast, et sa ütlesid, et me oleme liiga lühikest aega või? Jah, siin on nii ilus ja vaikne. Siia ka? Tuku, mis sa teed? Olen nii. Isi, anna mulle see luike rätsik. Mis te tegite, lapsed? Autos röövitasime täna. Emme, kas mu üksäriku rätik on kaasas? Jah. Täiesti maagiline ilm, maagiline koht, maailma kõige pehmem liiv, väga mõnus. Saab ujuma minna jälle, sest et vesi on soe, nii soe, et saab otse vette minna. Meres ei ole kunagi nii soe. sööma minema, õnneks me ei pea kaugele minema. See on liivane jah, aga ma teen selle kohe korda. Teeme vorstid soojaks, mis eile olid ja salatit ja läheme sööme midagi, kõht on päris tühi juba. Vees sulistades ja päikse käes olles ja liivas kaevates läheb kõht kohe eriti tühjaks. Peame siis otsustama, kas me lähme kuskile tripima täna või me tuleme siia randa tagasi. Jõle mõnus on küll. Lähme sööma. Eile õhtused vorstikesed üles soojendatud. Maitsev salat. Kodust kaasa võetud röstpaprika hummus, mille tegime külalistele üks päev. Võis praetud suvikõrvits juustuga ja väike hapukoore küüslaukukaste. Söögiaeg.
saabunud on lõunaune aeg. sa tead, et on hea puhkus, kui sa magasid just väga pika lõunaune koos lastega. me kuulsime, see on nii armas, et sa andsid Ukule jätist. tere hommikust! ise... Kas sina ostsid seda sealt poest issiga koos või? Emma, kas sa looduslikku suppi tahad? Toho. Emma, vaata. Väga armas. Üks olid ja näed. Ma teen paar millikleiti. Ilus, nii ilusti istub. Väga ilus. Teeme süüa. Vahepeal me ei võtnud kaamerat kaasa, me käisime Iisaku Krossi poes, mis oli suurepärane pood. Ja siis me käisime Iisaku vaatetornis, mis oli ka vahva. Iti magas autos ja me ronisime torni. Ja nüüd me tulime tagasi, natuke lõhkusin kirvega endale pilpaid, millest sütt teha. Siin on terve puukuur puit täis. Just mõtlesin, et kui nii soe ilm ei oleks, võiks nii mõnus täna õhtul sauna teha, aga ma ei ole kindel, et ma siis magada tahan seal üleval. Kui jah, ühesõnaga Iisaku Krossi poes oli väga hea valik. Hendrik eile seal ei käinud, sest et ta käis mingis teises väikses poes ja ma tahtsin mingit kana, nagu kanapasta tegemiseks. Aga ainus, mida oli kanapoolkoivad, siis ma panin enne marinaadi ja nüüd grillime neid siin. Mis võib-olla isegi ongi mõnnam variant. Igal juhul nemad näevad välja. No kuidas on lõkkel küpsetatud kanakoib? Ei ole ilus. Nemmakas. Nii ilus ja armas on siin. Ja hommikul on banaanipainkoogid ja värsked mustikad. Kes teeb? Koduaiast. Sina teed. Meister teeb. Ja siis on mingi mõte, et ikka lähme täna ujuma ka veel, sest et no mine pekki. Nagu see on nii lähedal see järv. Seal on nii tuulevaikne, seal on nii pehme liiv, seal ei ole üldse parme ega sääski. Ja vesi mega soe. Mida pekki. Neid kindlasti pärast õhtusööki lähme ujuma ka. Ja siis õhtul saab Hendrik Carcassonne'is pähe jälle. Nii et tuleb tore õhtu. Mis nagu see oli? Mida? Kas me soovitame neile siia tulla? Jaa. Jaa, see on mõnus. 5x5. 5x5. Meri, eriti soolane. Meri ei ole soolane, see on imelik värk on, et meri on nagu mage siin, aga muidu on okei. Üldse minu narrib kogu aeg, ma ütlen mere äärde. Ma ei saa aru, miks ta mind narrib. See näeb välja nagu meri. See Yeah. lihtsalt, ma ei saa öelda, et see on parem. Ei ole parem. Aga soojem on küll. Ei ole, jumal külm on. Mine peh. Siit läheks külm on. Ei ole. On. Mega soe, Ei, nii et jumal, meie otse lahes saad hoopis kuuma on näha. soojem. Ei jo. On. Oh my god. Sa pole käinud selles vees mingi 3 aastat. Lõpeta ära, see aasta mina olen käinud ujumas. Ranna peal nagu need kanad selle grilli peal. Lõkkel küpsed. Mul on jälle see nii tugev emotsioon, et ma saan aru, miks inimesed abiellus. Ma nii sageli tahaks sinust lahutada. Okei, vesi on päris soe. Vesi on täiega soe. Eriti kui selle poni peal istud ja vette ei pea minema. Mille saab kukkupesa? Ma ei saa aru, miks sa tussad niimoodi hullusti. Külm on, noh. Sul on Hiiumaal ka ise rääkisid, ma pole see aasta kordagi ujumas käinud meres. Ma mingi hallo, ma on 4 korda, kuidas sa ei ole. No ja vaata sa oled tussupoiss 1, 2, 3, lihtsalt leave it at that. Kas sa vaat näinud, kuidas sa välja näed? Räämade rääm on ju. Kõõmade kõõm. Silma ümber on tamma tegelikult. Nagu oleks mingi laineri teinud omale söetükiga. Aga ma tegingi. Emme aina siia ei pea panema, on ju, 20 luge. Ei. Kui tubli poiss oled, Uku, tõstad ise endale, jah? Emme, palun, see on sulle. Kõige venim. Vaatame ära. Tups on nii valmis juba. Kus tõstas ise endale? Aga ma ei ole ka veel. Ema, ma istun 3 pea sisse. 1, 2, 3.
kujuta, millal ma niimoodi 9:30 ujusin nagu. Haigelt soe mõnus vesi on ka. Tere hommikust! Hendrikul on juba kohv ja pannkoogid valmis. Nii mõnus uni oli. Kuidagi magasin üldse nagu beebi siin. Aga kuna meil on plaanis täna minna Narva, seal on esmaspäev. Ja kuna meil on nagu nii-öelda viimane selle minipuhkuse päev, siis me peame varakult minema hakkama. Ja ma ei taha, ma tahaks minna veel siia kohalikku randa tegelikult. Aga ma tahan minna Narvast, me pole kunagi Narvas käinud ja ma olen väga elevilt sellest, mis Narva meile pakkuda võib. Ma võitsin eile 2 korda Carcassonis. Nüüd meil on uusi laiendeid vaja. Sest et lihtsalt need on nii ägedad. Tervist, perekond, poisid. Ikka tüdrukud tuleks sööma, et jäävad ilma oma pannkookidest minna. Hendrik tegi banaanipannkoke ja tüdrukud korjasid meie koduaiast meile mustikaid pannkookide peale. Tere hommikust, Titi! Tere hommikust! Lukul on juba 6 tükki kinge all. Mida? Meil on aeg lahkuda, aga kuna meie peremees peab tööd tegema veits, sest et on esmaspäevane päev, siis me koristasime ära, panime oma asjad kokku, võtsime voodipesud ära tekkide patjade pealt ja tulime randa nii kauaks, no mingi pooleks tunniks. Kohe aitan särgi ära, rahu, kohe. Ühesõnaga, ja siis me asume teele. Aga praegu on kell 10:30. Me oleme täitsa üksi rannas, mitte kedagi teist ei ole peale meie. Päris mõnus niimoodi. Siin on üldse olnud väga vähe rahvast, täna muidugi esmaspäev ka, aga eile ei olnud ka väga palju rahvast, jäime ilus ilmani, nii et mõnus. On aeg jätta selle imearmsa majaga. Loodetavasti mitte hüvasti. Jälle nägemiseni. Võtsime kõik voodipesud ära ja panime oma asjad kokku ja väga nummi oli siin. Mulle väga meeldis. Nii et nüüd hakkame minema siis sinna Narva poole. Privet, gorod Narva! Me käisime juba uuskasutuskeskuses ka Narvas esimese asjana. Iti sai endale uue kleidi. Väga ilus, ma ütleksin, keeruta. Ja 3 muud kleiti tegelikult. Elli sai endale uue püstüki. Ja mina sain endale uue kardigani, mis kulub praegu täiega ära, sest et siin linnuse juures on tuuline. Seal on meie poisid, seal on Venemaa. Täiega äge, kahju, et meil passe pole, täiega tahaks trippida seal niimoodi hüpata. Nüüd olen Venemaal, nüüd olen Eestis. Nii ei saa. Oota. Mina siin niisama Narvas vee ääres vaatega Venemaale. Sõua kaugele ei jõua. See on tore väike masin. Aga äkki Sten toob koju sulle selle? Mis sul on nuku? Apelsiini oma. Apelsiini oma? Saan aru. Kuidas on Narva teile meeldinud seni? Kõige parem osa. Ok. Siis on kõik küsib. Kuidas ilusti laps küsib? Palun mul nüüd.
Hendrikul on täna tööpäev. Tubli oled. Hendrikul on täna tööpäev, nii et meil on, tal on koosolek. Ta teeb seda autos Zoomi vahendusel või midagi. Ja meie oleme mängukal. Mul jäi tee peal meelde üks. Vau! Mul jäi üks väga äge mängukas silma autoga möödudes ja siis leidsimegi selle nüüd üles. Ja siin me nüüd oleme. Sina istu nagu emme. Tehke teistpidi ka, muidu läheb süda pahaks. Aga kuulge, lepete varem ka välja minna. Kuulge, lõpetage ära. Me oleme otsapidi jõudnud Narva Jõesuusse ja me lähme nüüd sööma mitte nooruse spaasse, aga noorusspa inni küljes asuvasse Itaalia laadsesse restorani. Kõht on nii hull. Sealt paistab meri ja siit paistab söök. Istuge siin minu kõrvale. Õpst! Poisid istuvad siin. Ma lõikan sulle. Näe, lusikas on hea sulle. Sulle meeldib lusikas. Sulle meeldib see lusikas. Tuli kuumiti. Anna minu kätte, palun. Hästi kuum on, äkki jahtub natuke, siis annan sinu Minu kätte. mõleka. Las ta jahtub, hästi kuum on. Njama. Poiss. Jaa. Nii, meil on nüüd õhtusöök söödud. Me oleme veetnud imetoreda päeva Ida-Võlumaal ja põhimõtteliselt ainus, mis me sellest päevast Ida-Võlumaal teada saime, on see, et üks päev Ida-Võlumaal ei kõlba mitte kuskile, vaja oleks mingi nädalat. Tahaks minna Kreenholmi ekskursioonile ja tahaks käia seal Kindluses, linnuses ja siis tahaks käia veel siin ja siin rannas ja seal rannas ja Toilas tahaks käia ja igal pool tahaks käia. Igal juhul hästi-hästi tore on olnud. Nüüd me hakkame koju sõitma, meil on 2 tundi koju sõita ja mu raamat läks lõpuks ometi pärast mingi 300 lehekülge täielikku masendust ja lootusetust toredaks. Nii et ma saan sellega nüüd läbi lugeda. Ja aitäh, et olete seda vaadanud. Aitäh veel kord Peipsi puhkumajadele, et nad meid külla kutsusid. Ma panen kogu nende info siia descriptionisse. Suvi ei ole veel läbi, kasutage võimalust, helistage neile ja broneerige endale üks mõnus olemine, sest et järves on vesi räigelt soe, see laulev liiv on nii pehme ja seal on nii ilus. Ja ma väga tänan teid, et te vaatasite seda vlogi ja me kohtume teiega järgmises vlogis, mis vist on ka seiklusvlog, võib-olla, me ei tea seda. Igal juhul pange kanalile telli, subscribe, see on see punane nupp siin kuskil. Ja näeme järgmine kord. Like ka peale kindlasti. Ja like, jumala eest like, lapsed, lehvitage. Tšau, pange like, blogi lugejad. Tere! Head aega pigem. Tšau! 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 Tšau!